Võib-olla me ei mõista alati kohe, kui palju keegi meile tähendab, kuni vaikus hakkab tema nime kandma. Kuni me pole teda kaua näinud, kaua kuulnud, kaua tundnud tema kohalolu. Ja siis järsku mõtleme tema peale ja tuleb naeratus. Mitte valu, mitte viha, mitte raskus, vaid vaikne soe tunne, mis ütleb: see inimene on ikka veel minu südames. Ja võib-olla kõige ilusam asi armastuse juures ei ole pidev rääkimine, vaid teadmine, et kuskil kauguses on inimene, kes mõtleb vahel sinu peale samamoodi. Ja te mõlemad võib-olla vaikite, aga südamed siiski tunnevad ära. Sest päris hoolimine ei vaja alati suuri sõnu. Vahel piisab ühest väikesest naeratusest, mis ilmub, kui nimi käib peast läbi. Seal, kus sõrnus veel elab, ei pea inimesed kogu aeg võikma. Nad õpivad kuulama, õpivad märkama, õpivad järgi andma. Ükskord juhib üks, teinekord teine. Ja armastus ei muutu väiksemaks sellest, et inimene vahel järgneb rahus. Väikesed asjad, tere, kuidas sul läheb? Sa näed täna ilus välja, sul on uus müts, need kingad sobivad sulle hästi. Need tunduvad väikesed, aga hing mäletab neid kaua, sest inimene tahab tunda, et teda märgatakse. Mitte kontrollitakse, mitte parandatakse, mitte surutakse, vaid nähakse. Ja kui inimene vaikib, siis õrn inimene ei torma kohe lõhkuma vaikust. Ta küsib ettevaatlikult, kas kõik on korras. Mitte uudishimust, mitte klatši pärast, vaid sest ta hoolib ja vahel ei olegi vaja lahendust. Vahel inimene lihtsalt tahab, et keegi kuulaks lõpuni rahulikult, õrnalt ilma hinnanguta. Ja võib-olla päris intiimsus ei ole kontroll. Võib-olla intiimsus on hoopis see, kui kaks inimest liiguvad ühes rütmis, surumata. Kui nende hääl muutub pehmemaks, kui nende energia ei haava, vaid tervendab. Seal, kus õrnus veel elab, ei pea armastus karjuma. Ta elab väikestes hetkedes, ukse avamises, kuulamises, kannatlikkuses, märkamises, vaikuses, mis ei hirmuta. Ja kaks inimest võivad olla korraga nii vabad kui ka sügavalt ühendatud, sest nad ei hoia kinni egost. Nad hoiavad ettevaatlikult teineteise südametest. Ja võib-olla kõige tervendavam energia maailmas ei ole täiuslikkus, vaid õrn inimene, kes räägib pehmelt, kuulab päriselt ja paneb sind tundma, et sinu hing on turvaline tema kõrval.